Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja tahaks rääkida järjekordselt toidu hävitamise teemal. 28. juunil ma saatsin Vabariigi Valitsusele pöördumise sel teemal, kuna näiteks ka isegi Kanal 2 reporter Urmo Tamm tegi vastavat eksperimenti, kus ta prügikastides käis erinevat toitu sealt korjamas ja kauplustest sai see maha kantud liha kõike ja siis ta lasi sellest teha nagu kokkadele head toidud. Ja isegi see Põhja-Tallinna solist Jaanus Saks sõi seda toitu. Ja nii et me kõik ju teame väga hästi seda, et see kõlblik kuni 7 kuupäeva toit seisab ju külma käes või külmkappi panduna seisab ju mitmed päevad veel toiduks kõlbulikuna. Ja täna nüüd sain 19. juuli ja täna sain siis valitsuselt pika sukse kirja vastuse sõnaga, aga ma vaatasin, see oli kõik üks häma ja pläma, mis selles kirjas oli, aga siiski ühe mõistliku ja sukse aruka teksti ma nagu siis kirjutasin sealt välja, et mis on ka inimmõistusele normaalne vastu võtta ja see on selline, et pärast kõlblik kuni kuupäeva möödumist lasub vastutus toidu tarbimise eest tarbijal endal. Kui kogu tarneala jooksul on toitu vedades ja kauplustes hoiustades kinni peetud ettenähtud temperatuurides, siis suure tõenäosusega kõlbavadki need tooted endiselt tarvitada. No see on ju kõige mõistlikum jutt sõnaga. Kui inimene saab nii annetusena toidu, no ta vaatab ju väga hästi, millise toit on, kui ta on tõesti, ma ei tea, mingisugune libe pealt või ligane või mida iganes, ta ei pane seda suhu, et ta ei ole nii juhm ega hakkab sellist toitu oma suhu toppima, millel juba maitsemeeled on ka inimesel olemas, et mille maitse nagu ei kõlba, et see on niisugune tite väikse lapse jutt, nagu tittedele selgitaja sõnaga, et ära seda suhu topi, et see on nüüd ajast möödas, et seda ei kõlba süüa, et see teeb mürgituse, ma ei tea, mis need kuradi mikroskoobid või asjad, mis asjad need juba on nii, et neid ei kõlba terviseohtlik. Idiootne pläma. Aga see tekst, mis ma siit ette lugesin, et pärast kõlblik kuni kuupäeva möödumist lasub vastutus toidu tarbimisest tarbijal endal, ma kordan veel kord, tarbijal endal, no loomulikult ega keegi ei lükka seal tarbijale mingist halba või pahaks läinud toitu suhu, iga inimene ise teeb valiku, mida ta suhu topib ja sõnaga, et see Vabariigi Valitsus saagu sellest ükskord aru, võtku mõistus pähe ja lubagu kauplustel annetada ka seda eilse kuupäeva kõlblik kuni toitu abivajatel Toidupanga kaudu näiteks. Toidupangas on samuti sellised vabatahtlikud inimesed, kes sorteerivad toitu ja nad vaatavad väga hästi ju välja, mis kõlbab ja abivajate anda ja mis mitte. Et kunagi ei anta halba toitu abivajatele, et see, et kui juba näiteks Toidupanga otsustada, mida nad väljastavad sealt ja et kõige lihtsam on ju visata lihtsalt toit prügikastega, aga niimoodi ei saagi see toidu hävitamisel lõppu teha, et seda toitu lõpetada ainult sellega, et hakata toitu abivajatele annetama sõnaga, et mitte prügikasti panna. Et see on nagu see põhimõte sõnaga, et sellest tuleks Vabariigi Valitsus aru saada ja tuleks hakata ka Prantsusmaast eeskuju võtmas. Prantsusmaal on ilmselt juba ammu see asi juba kehtib nii, et nemad annetavad toidu siis abivajatele ja nad saavad trahvida need kauplused selle eest, kui nad ei anneta, nad viskab prügikasti sõnaga. Eestis tuleks sama asi võtta eeskujuks käsile, nii et mina Illar Kohvinavalt.